See võtad ise ette ära, põhimõtteliselt me kuulame laule. Päriselt? Nii, las ma arvan, jõululaulud. Yeah, boy! Kui me eks siis neid oli vist 5, kui ma siin välja välisin, eks me vaatame siin järgi. Need on rohkem, kui maailmas on rohkem kindlasti, aga mina olen valinud selle välja 5 ja sinule lasen siis 6 sekundit neist. Pärast mida pead siis sina ära arvama selle loo nime ja ka veel, mis aasta 10. võis olla siis välja lastud. Okei. Sa lased mulle seda versiooni ka, mis on siis sellel 10. salvestatud. Ei, ma lasen sulle teisi versioone, aga lõpuks ma lasen sulle siis originaali. 6 sekundit hakkab pihta nüüd. No mõtle nüüd edasi, mis ta ütlesid seal alguses. Ma ei kuulnudki, mis on mingi... Ma unustasin veel öelda, et sul on võimalik siis helistada oma sõbrale, kirjeldada talle seda lugu. Siis küsida sõbra käest abi, ehk minu käest võid küsida. Nagu stuudio palju publik abi siis. Jah. Pole kedagi on publikus. Mina olengi üksinda. Ma võin sulle siis natuke näidata. See sõber ja publik mõlemad. Ma võtaksin seda puhku publiku abi. Publiku abi, ta ütles You better watch out, you better not cry. Santa Claus is coming for you. Või mingi to town. Just, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming, jõulud jah. Jõuludad on meie poole teel. Mis aastal on see nüüd siis valminud või välja lastud? See on nagu siuke pähkel, mille kohta ma ei oska mitte midagi. No pakku lihtsalt 10. 1936 34 oli. Oli või? 10 küpsiga panid õigesti. Ja tõesti, originaalis kõlab see siis niimoodi hoopis. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole. No, tore. Püha öö on see Silent Night. Nii, püha öö tõesti. Ja, aga nüüd mõtleme, millal on püha öö. See on hirm vana ju. See on ju põhimõtteliselt esimesi jõululaule. Just. See on ju ikka nagu oi, kui vana. See seade on ju nii primitiivne ka, et nagu see on ikka tõesti vana. Ma pakuks äkki mingi 1880. 1818. Veel varem, ikkagi rohkem kui 200 peaaegu. Või no ongi 200 aastat. 200 aastat saabki see aasta. Jaa, 200 aastat saab oi! Püha öö 200. Vanem kui Eesti Vabariik. Nakke. Järgmine on jälle siis niukene adapteering, aga sa oled kindlasti kuulnud seda. See on hästi legendaarsemast filmist. No, mis ta laulma seal hakkab? See on mingi Home Alone'ist. Ja kui mõtle, kui ta on seal peegli ees. Ma olen seda filmi näinud mingi pika jõulude ajal. No mõtled, aga ta on seal peeglis seen, kus ta hakkab laulma. Ja ma tean, mis kohta sa mõtled, aga mul on täiesti nagu tühi koht selle koha pealt, et mida ta seal laulab. Mul on meeles lihtsalt see, kuidas ta lõpuks seda odekolonni paneb ennast täis laseb. Põhimõtteliselt kohe need esimesed sõnad, mis ta seal ütleb, on need sõnad. Ma ei tea, ma tõesti ei tea, ma ei hakka üldse rolli mängima. Kas sa tahad, ma panen keskele sulle? 2, ma helistan Kettelile. Kellisid Kettelile? Jaa, ma äkki ta teab. Panen sulle siis väikse 30 sekundit ka kellale või? Tere Kalja, kuule, mul on 30 sekundit aega, ma pean sulle kiiresti helistama, küsima mängu Martiga. Üksinda kodus esimeses osas, kui Kevin on peegli ees, paneb odekolonni vaata ja hakkab karjuma. Mis laulu ta ennem seda laulis? See hakkab mingi 10 sekundit. Oh my god, mul ei ole öelda aimugi. Ma tõesti ei tea. Sust ei olnud üldse kasu praegu. I'm dreaming of a white Christmas. See kõlab. Esimene kõne. I'm dreaming of a white Christmas. Tuleb ju meelde kõigil. Ja niimoodi tuleb kui sa nagu lased ja nagu... Loomulikult nüüd mõtleme, et sul on võimalik saada siis nagu punkt sellest, kui sa ütled ära, mis aastakümnendil. Ma ei taha sul täpselt aastat teada, mis aastakümnendil. See on 20-ndatelt. 1920. Sealt nagu 20-30. 1942. No, sõja ajal lausa. Bring it on. Last Christmas, George Michael 90-ndad.
on see versioon konkreetne, mis sa mulle lasid praegu. See peaks olema vist kõige kuulatum, kõige enim kuulatud jõululaul üldse läbi ajaloo või mingi asi peaks olema see George Michael ja Whammy versioon. Aga originaalis loomulikult see peaks olema kunagi veel varem, sest et see ei ole originaalne versioon minu teada. Oled kindel, et olema? Last Christmas I give you my heart. Aga samas võib olla küll isegi. Minu meelest see on Christmas, kui mina vaatasin, on siin ikkagi, et see on Whammy enda teos. See on 80-ndatelt. Nii, äkki oskad ka aastat ka öelda nagu? 80. Kas sa olid sündinud juba siis? Olen 87 sündinud. Kas sa olid sündinud või sa olid sündinud? Ma ei olnud sündinud. No, igal juhul 84. No näed, ma ei olnud sündinud. Nii et terve punkt. Väga hästi. Ma panin ikka päris asjalt selle, jah. Viimane laul. Viimane või? Ma arvasin, et see võmm oli viimane. Ei, viimane laul. Niiviisi. Aisa kell, kella kauge hüüd, ärmast valge jõulusand 4 tormab nüüd. Aisa kell. Aga kas me saame copyright strike'i, kui ma laulan seda? Minu meelest see on tõesti nii vana lugu, et sellest ei tohikski saada copyright strike'i. Ahaa, siis oota, mis oli? 150 aastat oli see ju, Püha öö ees kesa siis ju. Oli 150 aastat minu arust ju loo valmimisest. Ühesõnaga, see on ka üks nagu esimesi jõululaule nagu ever on ja kui meil Püha öö oli 1812 või midagi sellist, siis ma arvan, et see on ka mingi 1810. 1810. Jah, pakun mina Aisakell, Jingle Bells. See sama Jingle Bells tuli siis välja nükselt kogumikult nagu One Horse Open Sleigh sügisel 1857. Loomulikult siin on väga palju ka diskussioone aetud selle ümber, kas tõesti on see õige inimene, kes selle kirjutas, aga tema oli see, kes pani selle kogumiku peale. Väidetavalt on üks mingi pühapäevakoor, kes selle ise tegelikult välja mõtles, aga noh, nagu nende vanemate lauludega ikka on või kõikide lauludega, kes see teab, kes siin omanikud on, nagu me siin tollel autoritasusid jagatud, polnud vahet väga. Nii et mis seal ikka, me näeme jällegi ühe vahva nutika saatega homme. Ei ole homme, ülehomme või jaa. Subscribe, likes, comments, peace out. Ja, ciao. Jässalt.